No nii, uue aasta esimene turuülevaade. Aasta lõpp oli põhimõtteliselt ootuspärane. See on, kuni näete uut rekordit. Ootuspärane oli, nagu juba öeldud, tehingute arvu langus aasta lõpus. Detsembris tehti 837 tehingut Tallinna korteritega. Aga see langus on nii väike. Viimaste aastate keskmisest on see ikka kõvasti üle. Kui veel arvestada seda, et detsember on tehingute sõlmimiseks selline poolik, siis ikkagi väga aktiivse kuuga oli tegemist. Samal ajal pakkumiste arv kukub. Detsembris muidugi palju loobutakse enda müügist, kellel sügisel mingeid tulemusi ei tulnud, aga ole näha, kuhu see number edasi liigub. Muidu kui nõudlus püsib ja majandusel läheb ka hästi, aga pakkumine niimoodi kokku kukub, siis see on küll koht, kus võib hindadega kreisiks minna. Aga hinnad siis. Tallinnas keskmine ruutmeetri hind 2153 eurot ruutmeeter. Novembri kõigi aegade rekord tehti ikka väga kergelt üle. Lihtne näha, mis müüb. Muidugi uued korterid ja aina väiksemad korterid. See näitab ühtepidi meie reaalsust, et täna päris iga kaup ei müü. Ostja on aina nõudlikum ja päris suur osa tehingutest tehakse uute korteritega või siis nii-öelda uuemas majas korteritega. Ja teiselt poolt samas number on ikkagi reaalsusest ka nii kaugel, sellepärast et meil on ju terved linnaosad, Mustamäe, Lasnamäe, kus kogu elamufond ongi 1600 eurot ruutmeeter. Paras anomaalia. Pakkumise vähenemine võib muidugi veel neid hindu tõsta. Samas igapäevaselt müües, vaadates, mis see keskmise hinna number on, see näitab, kuhu ostjate huvi liigub. Mul on tunne, et varsti läheb teatud segmentides väga raskeks. Siis on näha, kuidas see hind välja mängib. Raskeks ei lähe mitte odavas otsas. Odavam otsa asjadel on alati ostjaid. Pigem just kallim otsa vara, mis ei ole uus. Mis siis veel uuest aastast arvata? No, Eesti Pank prognoosib majanduse jahtumist. Samas elamispindade arendamiseks anti kõvasti rohkem laenu kui oodatud. Seal tehti ka mingi 10 aasta rekord. Nii et kindlasti tuleb põnev aasta, kui plaanid osta või müüa. Praegu on kindlasti hea aeg rahulikult kõik tehingud ära teha. Aga ole näha, näeme juba järgmisel korral. Seniks. Tšau!